Armsad popkulturistide kuulajad, nagu te ilmselt olete isegi märganud, siis kahetsusväärselt vähe on meie peaprodutsent Adele saanud viimasel ajal sõna, nii et selle vea me parandamegi kohe tänase osa alguses. Ja palun, peaprodutsent Adele Ashilevi, mikrofon on igati teie päralt. Tere! Täna ma olen popkulturistide peapresident ja mina nüüd räägin eelmise aasta uudised ja need hakkavad olema väga huvitavad teile. Võib-olla te mäletate, võib-olla ei mäleta. Nii et üks vana mees oli kodus ja tal oli hästi suur ämbrikuvärk nurgas ja siis ta sai sinna kinni ja praegu suri. Nii et siis tuli kiirabi ja pidi teda tõmbama sealt välja, aga teine päev uuesti juhtus siuke asi. Teise vanaemaga, kes elas ka seal majas koos selle vanaisaga ja see on põhimõtteliselt kõik, et nad lihtsalt jäid kõik kinni sinna ämblikuvärku ja siis ämblik sõi neid ära. Aitäh! See oli siis eelmise aasta põhisündmuste kokkuvõte peaprodutsent Adele Ashilevilt. Me väga täname, et leidsite aega stuudiost jälle läbi hüpata ja ootame teid ikka tagasi, ikka tihemini kui seni. Head aega, minu kallikesed! Head aega, meie peapresident. Ma hakkan juba kartma natukene kogu seda ämblikuvärgu teemat, et kui niimoodi kõigepealt üks on ja siis juba teine ja järjest inimesi püütakse kinni ja süüakse ära ämblike poolt, et see hakkab juba vaikselt mingeid endeemilisi nagu mõõtmeid võtma. Ja meil ei ole vaja enam uusi pandeemia algeid, et ehk saaks, see on hea, et see uudis nüüd niimoodi siin välja tuli ja meie kuulajateni jõudis, et ehk saaks selle asja, selle ämbliku katku siin nüüd kiiresti kontrolli alla, enne kui me peame jälle ennast kodudesse lukustama. Kuigi ma ei tea ämblikega, võib-olla ei tahakski kodudesse ennast lukustada, et just siin nad ongi. Vaat see ongi see küsimus ja me peame mõtlema väga tõsiselt selle üle, mida me just kuulsime. Minagi olen tänulik peaprodutsendile, et see... Peapresidendile, vaata kuidas... Vaat see on ka asi, mis, vaata pere on ühiskonna kõige väiksem mudel on perekond, on ju. Ja see oli praegu hea näide sellest, kuidas, kui sa hoiad silmad, kõrvad lahti ja päriselt märkad seda, mis su pereringis toimub, siis sa oled võimeline ka aru saama, miks ühiskonnas on asjad nii nagu on, et arvestades, et meie arvasime, et meil on siin peaprodutsent, aga tegelikult on vahepeal toimunud mingisugune võimuredelil ülespoole liikumine ja on saadud peapresidendiks lausa, et see on jälle siuke kena paralleel sellele, kuidas meil Eestiski asjad niimoodi päevapealt võivad muutuda ja kui sa ei pööra tähelepanu ja ei jälgi mängu, magad maha mingisugused olulised tunnid, kuskil mingid murrangulised tunnid, siis sa võid paar päeva hiljem ärgata, tulla oma udust välja ja järsku näha, et kõik on muutunud, et pole enam ministreid, keda sa arvasid, et sul on ja kõik on hoopis teistmoodi. Nii et ühesõnaga... Ma olin ka siin reedel täiesti üllatunud, jalutan ma, eks ole, omal seal töökoha juures Stenbocki majas ja lihtsalt täiesti järsku, ilma et ma oleks millestki aru saanud täiesti etteaimamatult ja täiesti niimoodi pahviks lööduna, avastan järsku, et Stenbocki maja õues on harfikontsert. No täiesti, uskumatu. No võt, ja mis puutub sellesse ämblikega seonduvasse hädaohtu, mis meid varitseb, et mulle meenus see ka, et me käisime just mõni päev tagasi Londoni loomaaias perega ja siis seal oli ämblike tuba. See oli selline tuba, mida ma varem polnud näinud, sest et 4 aastat tagasi me käisime ka seal samas loomaaias ja kuidagi moodi ei näinud seda majakest, kus oli ämblike tuba. Aga täna seekord nägime ja see on siis selline tuba, süke põhimõtteliselt süke pisikene troopikatuba, kuhu saab sisse minna ja kus saab jalutada
ja seal on need kurikuulsad kämblasuurused ämblikud elavad nagu vabaduses, et sa saad seal lihtsalt jalutada ringi ja vaadata, kuidas need ripuvad sul näo ees ja pea kohal ja nii edasi. Ja seegi pani mind mõtlema, ma ei ütle, et sellel lool mingisugust nagu pointi oleks, mida ma praegu räägin, aga ma lihtsalt ütlen, et see on veel üks ämblikega seonduv asi, mis jõudis mu tähelepanu välja paar päeva tagasi. Tead, mul on nüüd juba siuke tunne, et siin ei ole üldse enam küsimus selles, et need kaks lugu on omavahel kuidagi täiesti seotamatud või sellised nii-öelda, ühesõnaga, et need ei ole omavahel seotud. Mulle pigem tundub, et sa viisid oma tütre loomaaeda, näitasid talle meeletu hulka igasuguseid hirmsaid ämblikke ja ilmselgelt nende uudiste põhjal, mis me just kuulsime, sa oled ära traumeerinud. Et see tundub ikkagi see tundub ikka päris selge mul olevat selle seose puhul, mis sa mulle just räägid. Et siin ei tundu enam seda olukorda olevat, kus lihtsalt suvaliselt, eks ole, te käisite loomaaias vaatamas ämblikke ja siis nüüd järsku see tütar räägib meile, kuidas ämblikuid inimesi ära tapavad, et ma ei tea, sellest tuleks õppida. Loomaaiad on kurjast, näiteks. Okei, et me jõudsime tegelikult ikkagi selleni, et kriis valitseb minu perekonnas ja selle kriisi tõi siia majja ei keegi muu kui mina ise. No tihti see nagu nende kriisidega on, et kuskil on süüdlane ja tihti see süüdlane on seal samas kriisi sees. Ja öeldakse, et kala hakkab mädanema peast ja mina kui perekonna pea, sest meil on väga klassikaline perekond. On Jim kõige üleval ja siis on kõik teised. Ja kuna mina olen see perepea, et siis ja ma, kes mind lähemalt tunnevad, teevad juba ammu, et ma mädanen. Aga kuulajad ei pruugi seda teada. Virtuaalsele sellisele nii-öelda lähenemisele või salvestamisele läksimegi, et me ei peaks enam ühes ruumis olema, ma ei kannatanud enam välja. Ma ei tea, miks me nii palju lolli juttu ajame. Kas see tuleb sulle uudisena, et see saade on ainult lolli juttu täis valdavalt? Ei tohiks enam tulla nagu peale issand, kui kaua me teinud oleme, kas see on meie 6. aasta või? See peaks olema meie 6. aasta. Kuningannal oli 70. aasta just Inglismaal, Ühendkuningriigis. Järelikult meil on, kuna me kõnnime kuningannaga ühte sammu ja algusest peale ju meie avasaateski ju kuninganna pühitses meie avasaate ju sisse mäletatavasti ja käis Keilas külas. Me olime siis Tallinnas. Aga tema käis Keilas, sest et me ei suutnud talle õiget aadressi anda ja sellepärast jäi ka saatest välja kahetsusväärselt. Aga vähemalt ta nägi Keila ära, mis on ka ju äge iseenesest. Et jah, ma tahtsin lihtsalt öelda, et see lolliks jutuks, aga alati on võimalik ka intellektuaalset taset tõsta ja selleks tarbeks mul ongi alati varuks väike Shakespeare'i lugu või midagi Shakespeare'ilt, et see alati kuidagi nagu aitab. Ütle Shakespeare, kes on su teosed loonud. Jätka. No täpselt, et Shakespeare'is ka rääkides mädanemisest, seal kuulsas näidendis Hamlet, seal üks tegelane ütleb, et miski on mäda Taani riigis. Ja ma tahtsin lihtsalt seda öelda, et kui mina oleksin praegu Taanis, siis ei oleks küsimust, mis seal kus see mädapaise täpselt on, kes see mädapaise täpselt on. See vist ei aidanud, ega? Mitte märkimisväärselt, aga teeme selle intro ära ja siis vaatame, kuhu me välja jõuame. Tere, minu nimi on Ivo Krustok. Tere, mina olen Jim Ashilevi. Ja te kuulate popkulturiste. Või kuidas me seda tegime? Ma ei mäleta. Kes seda teab? Ma olen 6 aastat seda järjest teinud, eks ole, ja lihtsalt nüüd näed, on läinud peast. Meil on sünnipäev tulemas, kohe, reaalselt ma saan aru, sa teed juba purgi lahti, et tähistamiseks juua. Coca-Colat, suhkruga Coca-Colat, ma olen lihtsalt kuidagi šokeeritud sellest praegu, et sa ei joogi Coca-Cola Zerot, aga ma jätan selle asja õhku rippuma ja las ta siis olla. Jätan see õhku rippuma nagu kämbla suurused ämblikud Londoni loomaaias.
me oleme täna 4. juunil salvestamas ja täpselt 20 päeva pärast, kui on jaanipäev, traditsiooniliselt on siis popkulturistide 6. sünnipäev. Me peaksime seda kuidagi tähistama. Me ei tee seda kindlasti jaanipäeval, aga ma arvan, et me peaksime juuli alguses tegema ühe sarnase ürituse, nagu me siis tegime, kui me oma esimest sünnipäeva tähistasime, sest pärast seda me oleme igasuguseid toredaid asju teinud, oleme osalenud erinevatel kontserditel, üritustel, käinud siin-seal ikka, eks ole, rääkimas ja teinud ka siukseid live, nii päris live salvestusi kui ka siis selliseid veebi live formaadis salvestusi, aga ma tahaks tagasi minna nii-öelda selle esimese aasta, tahaks tagasi garaaži minna, nagu öeldakse, eks ole, kui bänd on kuidagi välja kasvanud ja suureks saanud, et tahaks minna tagasi sinna, kus me olime. Tead, Von Krahlis, seal pimedas ruumis, natuke inimesi oli meiega seal, meil oli silt seina peal, mis ilmselgelt lagunes terve aja. Meil oli Jarek Kasar, kes ilmselgelt oli andekam kui meie ja noh. No see oli siis. Tõmbas meilt selle rambivalguse täielikult ära, me põhimõtteliselt võib-olla ei oleks pidanud isegi olema seal, aga ma tahan seda kõike tagasi. Ma tahan seda uuesti kogeda. Nii et meil on natuke aega mõelda, kuidas seda kõike korraldada, aga ja me ei ole tahtmine on sellest suur. Rääkinud tegelikult. Ja mina kuulsin sellest esimest korda, ma isegi ei teadnud, et meil sünnipäev on tulemas. Ma isegi ei mäletanud seda esimest üritust, mida Ivo siin kirjeldas, võib-olla peaks mingi... Mis need ämblikud sinuga tegid? Mis need ämblikud tegid sinuga? Kas sa saad sellest rääkida natuke? Okei, ma võin rääkida. Tegelikult, kes mind paremini tunneb, see teab, et ma olen alati olnud Ämblikmehe suurim fänn. Ja eile ma isegi proovisin seda Miles Moralese Ämblikmehe mängu natukene. See eelmine mäng, mis oli vist 2018 aastal, mis tuli välja 2018, selle ma tegin läbi ja see mulle meeldis hirmsasti. Ühtlasi, kui ma käisin eile Facebookis, koperdasin kogemata Facebooki, siis seal see mälestuste sektsioon viskas mulle ette video, jällegi 4 aasta taguse video aastast 2018, kus ma stuudios osalesin häälnäitlejana Ämblikmehe selle Into the Spider-Verse filmi dublaaži trupis osalesin siis ühesõnaga näitlejana ja ma tegin treileri jaoks ühesõnaga kinkisin oma hääle Peter Parkerile. Nii et ühesõnaga sinna täispikka filmi mind ei võetud, et selle treileri pealt saati aru, et ei ole mõtet, aga vähemalt treilerisse ma sain ja see oli jällegi väike süke bucket listi moment, et ma sain olla korraks Ämblikmees. Ühesõnaga, kui sa oled kuulanud, mida ma just rääkisin, siis on väga lihtne mõista ja jõuda selle järelduseni, et ilmselt see inimene tegelikult kokkuvõttes tahab ise muutuda Ämblikmeheks. Aga see ei seleta midagi, mis sinu mäluga olnud juhtus. Juhus, et me seal, mis mu mäluga juhtus. Mälu enam ei ole lihtsalt mälu asemele. Sinna, kus varem oli mälu, sinna praegu see ämbliku mürk, mida mu soontes voolab praegu ohtralt, see ämbliku mürk marineerib seal siis mingeid uusi võimeid. Kas sa oled kindel, et sa muutusid Ämblikmeheks, mitte Venomiks? Oi, aga kui mul on selles mõttes nagu... Sul on savi. Mul on niimoodi, et Venom on ühtlasi üks mu lemmik pahalasi üldse, nii et mul ei oleks ka selle vastu mitte midagi, kui ma Venomiks muutuksin. Okei. Hästi. Mulle need Venomi filmid nagu jubedalt ei ole meeldinud. Ja kui ma ütlen filmid, siis ma mõtlen film, sest ma tegelikult olen ainult ühte näinud. Aga kuna saade on popkultuuris, siis vähemalt tasub jätta mulje, et ma olen näinud rohkem kui ühte filmi. Et need Venomi filmid ei ole väga head olnud, aga Venom ise on alati ikkagi nagu lihtsalt teeb südame alt soojaks. See on natuke nagu vaata, praegu on kogu maailm vaatab seda uut Star Warsi sarja Obi-Wan
Kenobi ja mul ei ole Disney Plus enam. No sa kogu aeg räägid, et sul ei ole ja siis vahepeal sul jälle on ja siis sul on mingi PlayStationi mingisugune kombinatsioon. Läkski ära? Ühesõnaga, mingi hetk nad ei võtnud mu makseid enam vastu, siis nad ütlesid, et palun lisage uus krediitkaart, siis ma üritasin seda teha, aga Eestis olles sa ei saa sinna veebilehele üldse minnagi, siis kui ma siin VPN-iga ennast Belgiasse ümber orienteerusin ja sinna läksin, siis neil ei sobinud mu krediitkaart, ühesõnaga ma ei saanud neile enam maksta ja nad panid mu teenuse kinni. Aga juunis väidetavalt tuleb see ka Eestisse, ma ei tea millal ja kas, aga ma ei ole näinud Obi-Wani näiteks, ma kurbusega tunnistama. Ei, no sa ei pea nagu hull kurvastama, sest et see ei ole nagu midagi fenomenaalset ega midagi, et see on lihtsalt siuke mõnus taaskohtumine Ewan McGregoriga, keda on nauditav vaadata ja kes on väga lahe Obi-Wan minu meelest ja tore on näha, kuidas ta on vahepeal vananenud ja see sobib sinna konteksti väga hästi, et ta nüüd peabki olema natuke siuke vanem ja räsitum kui selles esimeses Star Warsi triloogias. Ja ma mõtlen esimeses siis selles mõttes, et nagu loo kronoloogia mõttes esimeses 3 loos. Algusega The Phantom Menace siis. Et ühesõnaga, kuhu ma tahtsin jõuda, on see, et pahalased ja see, et Obi-Wan, kuigi see ei ole nüüd nagu mingisugune ennenägematult äge sari, et siis ikkagi kohe, kui Darth Vader ilmub ekraanile, läheb kõik jälle palju paremaks. Et mõningate pahalastega lihtsalt on niimoodi, et see saade või sari või film ei pruugi ise olla mingisugune meistriteos, aga see tüüp ise lihtsalt on nii äge, et peaaegu igas kontekstis ja olukorras on asjad automaatselt paremini, kui sa saad näha seda pahalast. Nii et Venom on siuke tegelane ja Darth Vader on ka siuke tegelane. Me oleme hästi laiali läinud nüüd sellega, kuhu me tahtsime jõuda, aga nüüd ühesõnaga sa oled muutumas tänu sellele kogemusele ämblikutega, sa ei tea veel, milleks sa oled muutumas, võib-olla sa oled muutumas ämblikmeheks, võib-olla sa oled muutumas Venomiks, võib-olla sinus kangastub see hea pool, võib-olla kangastub see kurjus, aga midagi on muutumas, sa ei mäleta enam mitte midagi, ma saan aru. Ja su lapsed kardavad meeletult ämblikke, kes teisi inimesi kinni püüavad ja ära söövad. Ühesõnaga, see kõik tundub kohutavalt halb. Aga vähemalt sa ise oled õnnelik. Ma saan aru, et see ongi täpselt nii, nagu sa tahad. Jaa, mina elan oma parimat elu ja mul nagu iseendale etteheiteid pole. Ma enda arvates olen teinud kõik õigesti ja kui teised mu kõrval kannatavad selle pärast, siis sorry, not sorry, nagu öeldakse. Ma väsisin sellest lollist jutust ära. No räägi mulle, miks me teeme, mida me teeme? Miks sina teed, mida sa teed? Üldse elus, kui sa nagu mõtled selle peale, et ma tahan nagu midagi teha, et miks sa teed? Ei no, see on hea küsimus, sest et teed sa endale neid asju? See sõltub olukorrast, aga üldiselt peab see lihtsalt olema kellelegi vajalik, kas siis kellelegi teisele või mulle endale. Et see peab mingil määral kas siis säilitama mingisugust stabiilsust kuskil või mingit asjade see on nagu asjade jätkumise või suhete jätkumise või mingite olukordade jätkamise nimel siuke rabelemine ja vahel see töö on kellegi teise heaks ja vahel see töö käib nagu enda heaks. Miks sellised küsimused, Ivo, sa praegu tõmbasid mul vaiba alt ära lihtsalt? Ma just ise hakkasin ka mõtlema, et tegelikult on sellele küsimusele hästi raske vastata,
sellele küsimusele on ilmselt ka raske peale vaadata, kui keegi seda sulle kirjutab, aga sellele on raske ka vastata, sest ma ise ka hakkasin mõtlema, et kui keegi oleks minult selle küsimuse küsinud, siis ma oleksin samamoodi sattunud sellisesse segadusse ja tundnud, et keegi on mult vaiba alt ära tõmmanud, aga ma ei tea, ma olen kuidagi filosoofiline olnud siin viimasel ajal ja kuidagi tunnen, et äkki mul on keskea kriis, kuigi ütleme sellise vanuse nagu mõttes tundub see võib-olla natukene varajane olevat, aga ma tunnen, et on mingi kriis ja ma tahaks aru saada võib-olla lihtsalt sinu kogemusest ja võib-olla miks mitte kaasata siia ka meie kuulajaid, neid 3 inimest, kes meid veel kuulavad ja meile vahel kirjutavad, et see on siuke avatud küsimus, et miks me teeme, mida me teeme ja kuidas me selleni jõuame. Sest ma ise arvan, et ma nagu enam-vähem tean, miks ma asju teen, aga ma ei ole enam väga kindel. Aga see on nii lai küsimus, kui sa seda niimoodi esitad, kas sa ei taha seda kitsendada? Aga vaat ma ei tea, kuhu poole seda kitsendada või kuidas kitsendada. No sest, et miks me teeme, mida me teeme, see on selles mõttes, see hõlmab absoluutselt kõike, mida me ühe ööpäeva jooksul saame teha. Et mõned asjad on ju ilmselged, et miks sa näiteks pead jooma vett või miks sa pead magama või vetsus käima või pesema ennast, et need on nagu siuksed osad sellest arutelust, mida võib-olla ei pea isegi nii väga lahkama või mõtestama, sest need mõtestavad ennast ise. Või need on asjad, mis toimuvad ka siis, kui neid mitte mõtestada. Aga kas sa pead silmas rohkem nagu selliseid nagu eneseteostust ja tööd ja suhteid ja muud sellist, mis ei ole nagu automaatne või mida sa täpsemalt silmas pead? Pigem küll, jaa. Ma just hakkasin mõtlema näiteks, miks me elame, kus me elame. Vahepeal me ei ole nii pikka aega salvestanud seda saadet. See on ka muidugi hea küsimus, et miks me seda saadet teeme. Mis see meid motiveerib pärast seda 6 aastat, aga võib-olla me ei hakka sellesse täna liiga pikalt süübima. See tundub nagu selline must auk, mida ei ole võib-olla mõistlik avada, et miks me seda saadet teeme 6 aastat juba niimoodi järjest. Aga ma just mõtlesin, et ma kolisin hiljuti Tallinna ja see on esimene kord, kui ma siit ruumist, võib-olla on kuulda ka meie kuulajatel, et ma olen teistsuguses ruumis, kui tavaliselt võib-olla see on nüüd kuidagi sellist auditoorset tasakaalu, mis me oleme suutnud pakkuda siin kõikide nende aastatega, taaskord muudab, et me oleme eri kohtades ja ma ei tea, kui palju sa tahad seda kõike avada, aga see on tõenäoliselt ka viimane kord, kui sina selles ruumis, kus sa täna oled, eks ole, salvestad, nii et palju muutusi on selles osas nagu kogu aeg toimumas meie kuulajate kõrvade akustilises ruumis. Aga ma mõtlesin selle peale, et kui ma siia kolisin, siis ma tundsin ennast kuidagi nagu jube hästi või jube õigesti. Ja just niimoodi sellisel et nagu tunnetada kohe päris täpselt ära, kas see oli ikka õige otsus, siis ma käisin, see maja, mida ma siin kunagi ehitasin, ma olen sellest siin saates rääkinud ka, käisin seal, see maja sai nüüd valmis, ma koristasin teda, valmistasin ette nendele inimestele, kes sinna elama läksid üürnikena ja käisin ka aeda korrastamas ja istusin seal ja mõtlesin, et huvitav, et kas ma nüüd tunnen ennast kuidagi sellist kuidagi sedasi kurvana ka, et ma selle valiku tegin või on kõik nagu päris õigesti. Ja kui ma seal aias nagu olin ja mässasin ja sättisin ja vahepeal seal majas käisin, siis ma mõtlesin, et tegelikult ma tunnen ennast nagu päris õigesti selle valikuga. Et nagu ma ilmtingimata ei taha siin olla ja kui ma tulen Tallinna, siis ma tunnen, et mul on siin nagu mõnus olla. Ja see nagu tekitab hästi palju küsimusi nende nii-öelda motivatsioonide osas, et miks me teeme mingeid valikuid ja kas või näiteks elukoha osas. Et ma ju ilmselgelt kunagi otsustasin, et see valik oli nagu õige sinna Keilasse minna sellega tegelema hakata. Aga nüüd ma tunnen teistmoodi. Ja see teatud mõttes isegi
ma ei saa öelda, et see nagu hirmutab mind, see on selles suhtes nagu tore, et asjad muutuvad ja kõike seda, aga see tekitab niisuguse kuidagi rahulolematu tunde mingis mõttes. Et nagu ma ei tea, kus ma peaksin olema. Ja ma saan sellest seisundist ja segadusest väga hästi aru ja ma arvan, et see ongi mõnes mõttes siuke lahendamatu asjade seis, et selle küsimusega peab ühel või teisel kujul kogu aeg või noh, nagu ajast aega silmitsi seisma. Mul endal on jah, selles mõttes ma olen umbes samas protsessis nagu sina, ainult et nagu selle sama protsessi nagu varasemas sükses peatükis ja olen samamoodi kolimas ja istun siin praegu pappkastide vahel ja need umbes 2,5 aastat, mis me siin Brightonis oleme elanud, need hakkavad nüüd lõpule jõudma ja sarnaselt sinuga kolin samamoodi Tallinnasse, mis on tegelikult minu siuke pesa olnud ajast aega, ma ütleks, et seal ma ju sündisin ja seal ma üles kasvasin ja seal minust pätt saigi ja põhimõtteliselt aga Inglismaal sai sinust ämblikmees? Inglismaal sai minust, noh, me veel ei tea, kas Venom või ämblikmees. Me ei tea seda. Nii et see jääb nagu siukse cliffhangerina ikkagi praegu veel niimoodi õhku, aga Tallinnasse me tuleme igal juhul ja mingisugune uus peatükk seal tingimata algab ja mul on mingi siuke imelik ma olen selles mõttes vastuolusid täis, et ma ühest küljest väga igatsen muutusi ja uusi väljakutseid ja uusi tuuli põhimõtteliselt ja teisest küljest mulle üldse ei meeldi muutused. Eriti suured elumuudatused ei meeldi mulle. Ma lasen sul edasi rääkida, aga ma panen siia ühe väikse knopka. See oli nii selline luuleline väljend, ma saan aru, ma hakkan kõlama nüüd juba nagu mingi klassikaraadio saatejuht või midagi muud siukest absurdset, aga jätka. Ma lihtsalt ei ole ammu kuulnud sõna knopka ja korraks pidin mõtlema, mida see tähendab. Ja siis kangastus mul silme, et Zoomi aken, kus on võimalik ka panna pin kellegi ekraani serva, mis tähendab siis, mille funktsioon on siis teha selle inimese aken suuremaks kui teiste inimeste aknad, kui tegu on grupivestlusega. Ja nii see aken siis ongi just nagu knopkaga kinnitatud su ekraani külge. Head noored kuulajad, kas teie teate, mis asi on knopka? Jah, õigesti vastanute vahel teeme midagi. Anname loa minna ja osta knopkasid endale poest. Aga kui te teate, mis see on, eks ole, see on see eeldus. Kui te teate seda, et kas te teate või ei tea, mis on knopka. Aga jaa, et see sama muutuste ihalus ja samas kõige samaks jäämise ja jätmise vajadus on siuke pidev siseheitlus, millega ma tegelen ja selles mõttes pole ka see praegune protsess ei üheselt nauditav ega kui üheselt kuidagi piinarikas mu jaoks, sest et ühest küljest see on väga lahe, et saab nagu mingit värskust ellu jälle ja peab jälle hakkama mõtlema, et mis kola me siin omame ja mida meil päriselt vaja on ja mida ei ole ja millest tuleks nagu lahti lasta ja loodetavasti on üleüldse kõigil nagu mingisugune põnev uus peatükk siis algamas, on ju, elu läheb nagu paremaks, see on ju see põhilootus kogu aeg, et elu läheks aina paremaks ja paremaks ja paremaks. Kuigi pessimistlikum pool minust ütleb, et see ei ole nagu jätkusuutlik, et asjad ainult paremaks lähevad kogu aeg, et ma ühtlasi annan endale ka mõista, et väga võimalik, et see on halb otsus, nii nagu sina seal Keilas aias nagu mõistsid, et see maja ikkagi polnud nagu sulle selles praeguses eluhetkes või eluperioodis ja
ja tegelikult sa vajasid midagi hoopis muud, aga selleks, et sellest aru saada, sa pidid nagu selle käigu ära tegema, et teha see maja seal korda ja panna nagu palju aega ja energiat ja raha ja mida kõike veel sellesse ettevõtmisesse, nii et see ongi kõik nagu jube keeruline ja ma tegelikult ei tea, kuidas inimesed teavad, mida elus teha, et see on nagu hästi arusaamatu olnud siiamaani mu jaoks ja on jätkuvalt, et noh, ainus nagu sihuke põhjatäht, mille suunas minna vist ongi ainult see, et vaadata, et kas see kuidagi tundub õige, kas siis endale või nagu sinule ja su lähedastele korraga. Aga kust see õige ja vale tunnetus üldse tuleb, kes seda teab? Jah, see on selles suhtes, ma selle knopka juurde jõuan tagasi, aga lisaks knopkale mul on selline tunne, et sa tabasid minu nagu probleemi naelapea pihta aga ma enne kommenteeriksin korra seda pointi, et kuidas inimesed teavad, millal ja kuidas nagu otsust teha, et mul on selline tunne, et väiksena või lapsena on kogu aeg peas selline ettekujutus, et noh, kui sa suureks kasvad, küll sa siis tead või et noh, su elu on hästi suuresti kontrollitud nendest otsustest, mida su vanemad teevad, mistõttu võib-olla tekib selline nagu ettekujutus, et vanemad teavad, mida teha, et nende otsused on väga hästi läbimõeldud ja kaalutletud ja nad on teadlikud sellest, kuidas need otsused peaksid välja kujunema ja mis nende tagajärjed ja kõik on, et nad on sellele kindlasti mõelnud seetõttu, et nad on vanemad ja nad on targemad, aga ise nagu seda vananemisprotsessi läbi tehes, eks ole, ja teoreetiliselt olles selles vanuses, kus sa ise kujutasid ette lapsena, et võiks juba kõiki neid asju teada ja otsuseid tehes, siis ma küll ütleks, et ega midagi selgemaks pole saanud. Et see on sinu nagu selles pointis päris suur nagu selline või noh, see on asi, millega ma väga nõus olen, et ega me ju tegelikult ei tea, miks me neid otsuseid teeme, eks ole, et noh, nagu meil on mingi tunnetus sees, mõtleme, et äkki proovime niimoodi, mõne asja puhul on asjad natukene selgemad ka, et noh, on hästi suured mingid positiivsed, hästi suured negatiivsed pooled, mistõttu neid on lihtsam teha, aga laias laastus mul on ikkagi selline tunne, et me lihtsalt kobame ringi. Ja vahel läheb hästi ja vahel läheb halvasti, aga üldiselt läheb niimoodi kuidagi enam-vähem. Mul on siuke tunne. Vähemasti meil, kuna me oleme sellised suuresti priviligeeritud pigem jõukamas maailma osas ja pigem nagu heal järjel olevad inimesed, nii et meil nagu harva on nagu kohutavad tagajärjed nendel asjadel, mis me teeme. Lihtsalt alati mul on tunne, et selle privileegi peab välja tooma, muidu see on nagu, muidu ma kuidagi räägin ühesõnaga ainult väga kitsast osast inimestest ja üritan seda kõigile edasi kanda. Aga lähme selle knopka juurde tagasi. Mis see oli, ma ei mäleta, mis sa ütlesid? Ma ütlesin, et minu sees on vasturääkivad jõud. Et see, et kas muutus on hea või halb. Võt see, või tähendab, et sa tahad korraga muutust ja sa nagu ei taha muutust, et sa tahad stabiilsust. See on hästi nagu lahe point. Mulle see väga meeldib, sellepärast, et see kirjeldab väga hästi ka minu elu. Et ma olen alati tundnud, et nagu kogu aeg tahaks, et midagi muutub ja samas nagu see muutus on kohutavalt väsitav ja tülikas ja samas nagu tahaks lihtsalt stabiilsust. Aga ma tean, et nii kui see stabiilsus tekib, siis ma tahaks muutusi ja nii kui muutused tekivad, siis ma tahaks stabiilsust. Ja see on selline veider kontekst, kus nagu pidevalt eksisteerida, sest see pole kuidagi niimoodi ka, et noh, ma nagu et noh, need on nagu pidevad asjad, et noh, ma nagu ei muuda oma elu konstantselt ja pidevalt ja ma ei siis samaaegselt ka ei ela pidevalt mingisugust stabiilsusest, need asjad nagu tulevad ja lähevad ja noh, ma isegi ei oska öelda seda nagu tüüpilist perioodi, kus ma tunnen, et mul on nüüd olnud piisavalt kaua aega stabiilsust, et nüüd ma siis tean, et ma tahan mingit muutust või et mul on olnud piisavalt palju muutusid, et nüüd ma tahan siis mingit stabiilsust, et need ei tundu olevat kvantifitseeritavad sellised nagu aspektid, et siin ei tundu olevat sellist nagu mustrit, mida vahel inimesed räägivad, et mul on nagu 3 aastat näiteks mingi asi ja siis ma nagu tahan mingit muutust. Et pigem ma tajun seda,
et see ongi nagu kuidagi nii konstantne kui ka siis mitte kunagi eksisteeriv asi või ma hästi, hästi keeruline seda sõnadesse panna, et ma praegu tunnen näiteks lihtsalt nagu hetke kontekstis, et mul on hästi palju muutusi olnud viimase poole aastaga kogu aeg ja mingit stabiilsust pole jõudnud tekkida ja ma justkui nagu tahan seda stabiilsust, aga samas ma veel tajun, et nende muutustega ei ole veel asjad nagu lõppenud, et ma nagu samas tahaks mingeid muutusi veel, mis on hästi veider kontekst, et nagu tahta korraga. Mitte ainult seda, et sa nagu ütled, et ma tahan nii muutusi, kui ka ma kardan muutusi, vaid see on nagu see, et ma praegu nagu tunnen, et ma tahan mõlemat, mis tundub olevat selline täiesti üksteisele vastukäiv nagu väide. Aga võib-olla ongi kogu see probleem ongi selles võib-olla, et siis lihtsalt ma ei tea, mida ma tahan ja sellepärast ma alustasingi küsimusega, et miks me teeme, mida me teeme. Mis oli tõesti natuke liiga lai küsimus, nii et ma vabandan. Ei pea vabandama. Ma saan aru su sellest, ma saan aru, millest sa räägid, mul on selline tunne, et nii segasena, kui see ka ei kõla, siis ikkagi see ongi täpselt nii segane, nagu see kõlab. See tundub hästi halb, ma hakkasin sellest rääkima ja kuidagi minu algatuslikult me selle teema üles võtsime, ma tajun, et see on nagu maailma kõige halvem podcasti teema üldse, sellepärast et need on küsimused, millele on võimatu vastata midagi sirget ja siin on siin ei ole võimalik midagi sirget vastata, siin ei ole võimalik jõuda mingi tulemuseni, mis oleks kellelegi rahuldav, nii et best podcast ever. Ei, ma arvan küll, et siin on, et vestlus nagu võib viia lihtsalt ma pean ütlema, et minu akna taga viskab üks väike tüdruk hundi ratast. See tundus oluline, aga jätkab, vabandust. Shout out sellele väiksele tüdrukule, kes hundi rattaid viskab samal ajal, kui keskeakriisis kaks jobu seletavad. Veeretavad mõtteid teemal, et milleks üldse see kõik. Aga jah, arva ära nagu kumma meeskonnas ma tahaksin olla pigem. Ei no mõtled, selle tüdrukul on asjad nagu selged. Lihtsalt ta teab, mida ta tahab. No täpselt. Ta teab, miks ta teeb. Et noh, ma ei tea, ma arvan, et on ikkagi, et see on siuke valikute küsimus ka, vaata, et kõigele korraga ei ole võimalik niikuinii keskenduda ja ükskõik kui segased ka poleks parasjagu need ajad, milles me elame, siis ikkagi millestki harilikult on ikka kinni hoida. Et noh, midagi ikka on, mida on vaja teha kas või näiteks, et see on ka see, siit me jõuame otsapidi ka vaimse tervise juurde, et kui on palju vaevlemist selles osas, siis see muidugi ka juba raskendab oluliselt igasuguste otsuste tegemist ja sellest arusaamist, et mis mõte üldse on rabeleda ja püüelda millegi poole, et noh, et see koheselt muudab kõik nagu ülimalt raskeks, samas kui ütleme, on mingisugused paremad ja kergemad ja siuksed nagu, ühesõnaga, kui on nagu kergem hingamine, et siis on ka lihtsam niimoodi vabalt ja suhteliselt muretult läheneda nendele küsimustele ja lihtsalt lasta asjadel juhtuda ja usaldada elu ja minna kaasa heade mõtetega ja heita kõrvale asjad, mis nagu ei vii kuskile. Et noh, et ma ei tea, see on siuke nagu väga laialivalguv ja suur ja udune teema, aga lihtsalt kui ma võtan nagu isiklikust elust mingeid näiteid, et siis ma sealt ikka nagu leian mingisuguseid asju, mida ma olen selgelt lihtsalt tahtnud teha ja siis olengi teinud ja see on olnud seda väärt, ükskõik kui hirmus see ka esialgu ei tundunud ja see on sageli mu loomingus niimoodi olnud ja see on olnud suhetes niimoodi ja see on olnud siin ka popkulturiste tehes niimoodi selles mõttes, et jällegi
tasub meenutada, kuidas meile mõlemale meeldisid podcast'id ja me kuulasime neid ja mõtlesime, et väga äge oleks ka ise podcast'i teha. Ja siis, kui sa selle mõttega mu juurde tulid, siis me ju teineteist veel väga ei tundnud. Ja see tundus nagu sihuke jabur ja natuke nagu, ma ei tea, piinlik asi, mida proovida üldse, aga ikkagi me tegime seda ja siis see kandis vilja, et nüüd on nagu naljakas mõelda, et nii lihtne asi nagu ühe jutusaate salvestamine lihtsalt 2-3 tundi, et see tundus nagu mingisugune, ma ei tea, riskantne asi, mida proovida, et mille poolest või mis seal siis kaalulõigu poolest oli. Aga ma ei tea, karta saab igasuguseid asju ja ebaõnnestumist ja läbikukkumist kardavad ju väga paljud inimesed ja sellega suudavad suhestuda väga paljud inimesed ja nii palju erinevaid häid asju on jäänud sündimata lihtsalt sellepärast, et inimesed nagu kardavad jääda lolliks või kuidagi tunduda tobedad kellegi silmis, kes on nende suhtes muidu ka, ma ei tea, alati kriitiline või mis iganes, aga ma ei tea, kokkuvõttes ikkagi see oma mingisuguse sisemise tungi ja äratundmise usaldamine on miski, mida tuleb võtta tõsiselt. Jah, see on huvitav, sa tõid selle podcast'ide asja mängu, sest teatud mõttes see oligi tol hetkel, kui me alustasime 6 aastat tagasi, selline, tol hetkel ta veel Eestis vähemalt ei olnud selline asi, et kõik teevad, eks ole, et pigem oli ta selline veits siuke nagu veider nohiku värk. Nüüd ma saan aru, ma olen Twitterist lugenud, et see nagu ettekujutelm podcasteritest ongi, et nagu enam-vähem igal noorel alfa isasel on oma podcast, et see on nagu siuke defining feature. Ma olen selle 6 aastaga pole ennast väga palju alfa isasemaks kasvamas näinud, aga võib-olla lihtsalt tõesti podcastide tegemine ongi nüüd nagu kõige standardsem asi, mida sa üldse saad teha. Aga kindlasti ta oli nagu veits veider asi siis, kui me alustasime. Aga nüüd enam näed ei ole ja vähemasti sul on õigus, meile on ta nüüd juba nagu selline enam-vähem loomulik osa elust, et ta ei tekitagi enam üldse mingit siukest tunnet, et ma teeks midagi täiesti erakordset või veidrat või midagi, mis nõuaks mingit erilist suurt pingutust. Aga see ei ole nagu alati tõsi nende asjadega, mida sa teed, sest kui ma enda elust jällegi meenutan, kui ma Tartus elasin, kui ma ülikoolis käisin Tartus, siis ma ei kujutanud üldse ette seda, et ma läheks kuhugi välismaale elama. Et see oli tol hetkel minu jaoks nagu suuresti siuke laualt maas teema. Aga kui ma oma magistrikraadi ära lõpetasin, siis tekkis siuke olukord, kui ma tahtsin näiteks oma doktoriõpinguid alustada, siis mul oli vaja kuhugi välismaale minna ja ma otsustasingi minna Rootsi, see oli kuidagi siuke suhteliselt selline hetke emotsioonil otsus, et okei, ma siia ei saa minna, et ma siis lähen kuhugi mujale. Ja tegin selle otsuse niimoodi kuidagi mõtlemata selle kõige peale, mida see endaga tegelikult kaasa toob. Seda fakti, et ma siis tõesti pidingi esimest korda elus üksi minema ja kolima kuhugi teise riiki, kus ma ei tundnud mitte kedagi ja mul ei olnud nagu mingit arusaama sellest, kuidas ta erineb näiteks Eestist või kuidas see elu seal käib. Ma ei olnud seal peale üksikute laevareiside tegelikult isegi käinud varem. Nii et mulle nagu tänases kontekstis tundub isegi nagu hirmutav mõelda, et ma selle ära tegin, et mille pealt, et mul ei olnud tegelikult mingit sellist nagu, ma ei tea, head alust selle otsuse tegemiseks ja ma ei tunne, et ma oleksin seda kuidagi väga hästi läbimõeldult ja kaalutletult teinud. Ma lihtsalt tegin seda, ometi ma olin selleks võimeline tol hetkel ja ma eeldan, et ma olen selleks võimeline ka täna, kuigi see mõte tekitab minust kohutavat õudu, et kui ma täna peaksin lihtsalt üks hetk otsustama või tekib võimalus või vajadus üksi välismaale kolida, ma ei tea, see mõte nagu tekitab minust täna hirmu, ometi ma tean, et ma olen seda varem teinud ja see oli jumala normaalne asi, sellest ei tulnud nagu, see ei olnud kuidagi nagu võimatu või isegi kuidagi üle igasuguste nagu piiride raske, see kuidagi hästi loomulikult nagu sujus ja sai tehtud. Nii et ma tegelikult mõtlen, et see on nagu keeruline on siit nagu kuidagi isegi järeldada seda, et mingid asjad, enamus asjad, mul on siuke tunne, me teeme suhteliselt suuresti kõhutunde pealt.
väga paljud otsused, hoolimata sellest, et me tahaksime ise nagu mõelda sellele, et need on hästi läbimõeldud ja kaalutletud ja ma usun, et mingeid otsuseid me teemegi väga läbimõeldult ja kaalutletult, aga lõpptulemusena ma ei ole kindel, kas see läbimõeldud versus kõhutunde pealt tehtud otsusel, kas seal mingit nagu sisulist suurt vahet on. Sest lõpuks ma usun, et sa nagu alustad ikkagi selle kõhutundega, et mida sa tahad siis. Ja küllap sa siis seda nagu tol hetkel teed ja kui see nagu otsuse tegemine selles suhtes nagu kuhugi ei vii või sa seda teha ei suuda, siis ilmselt sa seda nagu piisavalt palju ei taha ka, aga lõpuks ta tuleb ikkagi kõhutundelt ja seetõttu nagu tagantjärele see analüüsimine, et miks ma siis ikkagi seda tegin, tundub ka nagu hästi keeruline või isegi võib-olla teatud mõttes võimatu. Et sa tegid seda tõenäoliselt sellepärast, et see tundus tol hetkel nagu jumala mõistlik või tehtav lihtsalt, et nagu ma usun ka, et kui ma oleksin samas olukorras, kus mul oleks koht teises riigis, kuhu minna ja näiteks mingi töökoht või mingi kontekst, miks ma sinna lähen, siis ta ei tundu nii hirmutav, sest mul on seal mingisugune ma ei tea, näiteks tõesti töökoht, sellega kaasnevad ju kolleegid, kellega sa igapäevaselt suhtlema hakkad ja mõnega sa nendest saad sõbraks, sest elus niimoodi asjad lähevad. Ja tõenäoliselt, kui sul on töökoht, ei ole sul probleemi leida ka seal elukohta. Ilmselt sa vaatad seda elukohta välja selle järgi, kus sul kõige mugavam töökoht leida on ja kõik need asjad ja kõik need nagu seosed ja kontekstid muutuvad kuidagi hästi palju selgemaks ja lihtsamaks ja tõenäoliselt sa pead iga päev ikkagi ju poes ka käima ja ilmselt sa leiad seal võimaluse, kuidas süüa osta, et see ei tundu nagu võimatu olukord ja kontekst, eks ole, ja küllap sa siis hakkad nendest inimestest ja sellest kultuurist ka paremini aru saama. Et kõik need asjad, mis teevad selle otsuse tegemise või üldse mingite otsuste tegemise elus nagu väga keeruliseks, et hästi paljud tulenevad lihtsalt sellest esmasest otsusest ja nagu pärast tagantjärele mõelda, et vau, et ma tegin siukse asja, vaata, mida see kõik kaasa tõi ja ma julgesin seda otsust teha, et see tundub nagu isegi teatud mõttes absurdne, sellepärast, et tegelikult sul on vaja, eks ole, seda algseemet, eks ole, et see asi ära teha, see ongi see nagu kõhutunde värk ja kui see on, ilmselt kui see on nagu loll otsus, küllap su kõhutunne ütleb ka sulle, et see tõesti on suhteliselt halb mõte. Ma ei tea, minu kõhutunne ütleb mulle, et ma tõenäoliselt ei lähe kunagi Mount Everesti otsa ronima, sellepärast, et kõik see, mis sellele otsusele järgneks, on mulle hästi ebameeldiv. Et seal ei ole nagu sellist konteksti, kus ei no, küllap sa siis ostad need lennukipiletid ära ja küllap sa siis nagu õpid ja loed natukene selle ronimise kohta ja küllap siis keegi nagu näitab sulle, kuidas veits nagu ronida ja küllap sa seal nagu selle kõrguse juures nagu ennast nii halvasti ei tunne ja küllap sa seal telgis kuskil magad külma. Kõik see tundub nii kohutavalt halb mõte, et nagu mu sisetunne ütleb, et ma ei lähe sinna kunagi, aga mingid teised asjad, kus on võimalik siis vähemalt kuidagi ette kujutada seda tulemit, need ei ole ju rasked tegelikult. Ja no sa puudutasid nii paljude erinevate nurkade alt nüüd seda küsimust ja mul ei ole üüratult palju siia lisada. Ma tahan lihtsalt öelda, et just nii see kõik ongi ja ma olen sinuga igati nõus ja mis puutub sellesse kõhutunde või ma ei tea, ratsionaalse läbimõelduse pinnalt tehtud otsuseid, siis inimese elu ongi paraku selline, et tegutseda tuleb alati väga vähese informatsiooni järgi või väga puudulikust ja vähesest informatsioonist lähtuvalt. Sest et me alati teame teatud määral, mida oodata mingist olukorrast või mingist käigust, aga enamjaolt jääb ikkagi see kõik nagu kõik need võimalikud väljavaated ja kõik need võimalikud tulemused jäävad meile nagu müstikaks kuni selle hetkeni, kui midagi päriselt siis muutub või sünnib. Ja nagu sa ütlesid, et siuke pimeduses kobamine, üldiselt see iseloomustabki hästi elamist või siuke siiludus tüüpi olukord, kus ma ei tea, sa lihtsalt liigud mingis suunas ja siis kuuled mingeid hääli ja näed mingisuguseid siluette kuskil ja kui sa julged mõnele häälele või mõnele siluetile läheneda, siis sealt võib välja tulla
keegi sõber, aga võib tulla välja ka keegi, kes võib-olla tahab sulle halba ja see kõik ongi selles mõttes täiesti arusaamatu ja ennustamatu kogu aeg. Noh, see sinu Rootsi kolimine on väga hea näide sellest, kuidas sul on nagu, et natukene on teada, et miks sa seda teed või mida sa seal nagu taga ajad, aga suurem osa sellest kõigest, et kuidas see nagu suures plaanis su elukäiku muudab või su sõprussuhteid või noh, kõike nagu muutma hakkab, et seda kõike on võimatu ette näha, on võimalik oletada üht-teist ja natuke nagu ennustada, et mis saama hakkab, aga seda kindlalt teada ei ole ju võimalik ja sellepärast mulle tundubki, et päris paljud inimesed ikkagi eelistavad elada mingit sorti sellises lapse ja vanema tüüpi suhtes ka ühiskonnas, ehk siis, et suurem osa inimesi ikkagi ei jaksa nagu konstantselt nende küsimustega tegeleda ja nende küsimuste käes vaevelda ja nad eelistavad seda, et keegi lihtsalt ütleb neile, kuidas asjad on ja mida teha tuleb ja siis nad teevad seda ja kui minna nagu äärmusesse sellega, siis võib mõelda ka mingitest diktatuuridest sedasi, et põhjus, miks peale surmahirmu muidugi, miks paljud inimesed nagu nõustuvad diktaatoritele alluma, on see, et sealt lihtsalt tuleb nagu selge sõnum kogu aeg, et mis on asjade seis ja mida me nüüd peame tegema ja ei ole nagu ruumi vastuvaidlemiseks ja ei ole ruumi mingiks nagu ambivalentsuseks, et me lihtsalt nagu teeme nii ja siis ongi tehtud. Hea näide selle kohta on näiteks see, et kui ma käisin Pekingis Hiinas mingisugune, ma ei tea, 3-4 aastat tagasi, siis seal üks teine eestlane, kellega ma kohtusin, ta rääkis meile niisuguse tõesti sündinud anekdoodi selle kohta, kuidas Londonis taheti, ma ei mäleta millisele lennujaamale, aga ühele Londoni lennujaamadest taheti siis ühte lennurada juurde sillutada ja enne kui seda tegema hakati. Ma arvan, et see on Heathrow'le on hästi palju tahetud ju juurdeehitusi teha või ei olnud? No võib-olla, aga et enne kui seda tegema hakati, siis korraldati suur küsitlus, sest et oli vaja teada saada, et mida nagu ümbruskonna elanikud sellest kõigest arvavad, sest et see jällegi tõstab mürataset ja ühesõnaga oli vaja nagu erinevaid vestlusi pidada ja erinevaid arutelusid pidada, ühesõnaga enne kui jõuti üldse mingisuguse otsuseni ja samal ajal siis see oli üsna pikk protsess, aga see kõik võeti ette selleks, et see üks rada sinna teha ja siis samal ajal tehti Hiinas selle sama ajaga 40 erinevat lennujaama, vist oli see võrdlus või midagi sellist, ühte piirkonda, et see on nagu sihuke hea näide selle kohta, kuidas et on võimalik nagu, kui väga nagu abstraktseks minna, siis on võimalik aru saada, et miks on nagu kohati just nagu nii palju lihtsam elada olukorras, kus käsuliinid on hästi selged ja kus ei ole ruumi nagu aeganõudvateks aruteludeks ja vaidlusteks ja nii edasi, vaid lihtsalt asjad toimuvad ja sünnib otsus, tehakse see asi teoks ja liigume eluga edasi ja igaüks teab oma kohta ja nii edasi, on ju. Ja siis on sihuke nagu hamletlik sihuke, ma tõin jälle Shakespeare'i siin mängu, sest et miks mitte, aga sihuke hamletlik olukord, milles elada, et kõik on kogu aeg nagu ebaselge ja kõik on kogu aeg kuidagi lahtine ja võib-olla nii ja võib-olla ka naa ja siis see võib tekitada teistsugust sihukest krampi, et sa ei suuda nagu üldse enam elus osaleda või et sa nagu kuidagi jälgid kõike kõrvalt ja jäädki nagu mõtisklema ja samal ajal elu veereb lihtsalt mööda ja see ja mitte lihtsalt ei veere mööda, vaid seal toimuvad ka mingid asjad, mida
mida sa mitte mingil juhul poleks tahtnud, et sünniks, aga sa oled seal paratamatult nagu kaasosaline, sest et sa ei võtnud seisukohta, sa ei teinud teoks midagi, mida sul oli võimalik teha, sest et sa kahtlesid, sa mõtlesid, sa kõhklesid. Et ja ka selline seisund on nagu 100% kuidagi, sellega on nii lihtne suhestuda, sest et nii ju ongi, sest et kuidas me teame, mis on õige, mis on vale. Et ühesõnaga, see on siuke, et elu on paratamatult siuke udus ringi uitamine ja me teame natukene, me alati teame midagi ja see, mida me teame, on üsna väike osa sellest, mida oleks võimalik või isegi vaja teada. Aga kuna meil ei ole ka eriti nagu alternatiive, siis tuleb lihtsalt selle olukorraga leppida ja lihtsalt loota põhimõtteliselt, et sa võid oma intuitsiooni usaldada ja et isegi kui asjad lähevad nässu, et siis sealt on võimalik kuidagi liikuda edasi mingisse nagu paremasse kohta, et sealt on võimalik välja kasvada ja paranemine on võimalik ja edasi liikumine on võimalik. Jah, ma arvan, et sinna võibki selle asja praegu õhku jätta. Ei olegi enam nagu õieti midagi lisada ausalt öeldes. Nii, Obi-Wan Kenobist me siis rääkida ei saa, ma saan aru, et ma ei ole vaadanud, Disney Plus ei tööta, sa ei ole vaadanud, ei peagi rääkima tingimata. Ma ei ole kinos ka käinud, ma ei ole neid Marveli uusi filme näinud, ma ei tea, mis mul viga on, ma ei ole lihtsalt kuskil käinud. Vahepeal kõik inimesed käisid vaatamas seda filmi, mille pealkiri on Everything, Everywhere, All at Once. Jaa, sa ütlesid, et ma peaksin seda vaatama minema ja ma ei ole läinud. Kas seda, oota, ma vaatan korra kiirelt, kas seda veel saab kinos vaadata? Kas selle nimi eesti keeles on Tagurpidi torn? Ei, vaevalt. see oleks nii teistmoodi, see oleks nii teistmoodi pealkiri. Top Gunist on jälle mingi uus versioon, Maverick, okei. Wow. Mis mõttes jälle uus versioon? No teine versioon. Kas sa tahad öelda, et sind sa jäid täiesti puutumata nagu kogu sellest meediakampaaniast, mis seda Top Guni saatis viimased, ma ei tea, 3 aastat või? Tundub nii. Okay. Üsna üllatunud. Ma vaatan, et Foorum Cinemas, mis see teine meil on? Meil on üks kino veel. Mina sain aru, et meil väga nagu kas Foorum Cinemas on olemas veel või? Sest et Apollo neelas ju Coca-Cola Plaza nüüd ka alla. Ma ei tea, kas nüüd ma läksin Apollo põhikino. Siin ei ole ka vaieldamatult, see on praegu, see on meie tänase saate kõige põnevam tipphetk on see, kus sa üritad leida kinokava üles reaalajas. Ma ei ole ammu kinos käinud, ma käisin vaatamas ühte filmi. Ma ei oska sulle öelda selle filmi pealkiri. Väga hea, super, et sul see pealkiri meelde ei tule. Ootan juba põnevusega seda momenti, kus sa hakkad Google Mapsist otsima, et kus need kinod asuvad täpselt, kuhu sa saaksid minna. Kes see kirjutas selle laulu Bonnie and Clyde? Ma mäletan saate alguses sa ütlesid, et mul nagu, et ämblik on ammustanud mind ja et mul umbes mälu ei tööta ja nii edasi. Ja nüüd see hoopis näed, nüüd on selge, kellel siin need mäluprobleemid päriselt on. Serge Gainsbourg, eks ole, hääldatakse Gainsbourg. Ma ei oska hääldada prantsuskeelseid nimesi. Serge Gainsbourg, naine. Tal oli naine, kes ta naise nimi oli? Jane Birkin. Ja ma üritan jõuda selle tulemuseni. Vot täpselt. Nüüd ma jõudsin selle filmini. Ma käisin vaatamas filmi nimega Jane by Charlotte või siis Jeanne by Charlotte. Ma ei oska ikka veel prantsuse keelt hääldada, aga ma käisin sellist filmi vaatamas, mis rääkis siis Charlotte Gainsbury elust. See on ainus film, mida ma see aasta vaatamas olen käinud. See oli väga tore film.
aga see ei olnud Okei. see Everything Everywhere at Once ja kui ma nüüd olen See kinokavad ei olnud läbi see, vaadanud, siis ma ei näe ka seda, et oleks enam võimalik vaatama minna. Küll aga ma saan Sonic 2 või Okei. Pahalasi vaatama minna. okei, ei. Või Apteeker Melchiorit, mida ma ka ei ole näinud. Meil ei ole millestki rääkida Sa oled- siin Sa oled segmendis. mitmel kontserdil vahepeal käinud, kuidas need läinud on? Nii, mis kontserditel ma käisin? Siin on ka erinevaid asju ära jäänud, sest et meie elu siin Inglismaal on selline, et meil puudub igasugune tugivõrgustik, mis tähendab, et me saame kas kordamööda käia abikaasaga erinevatel üritustel või siis ei saa üldse minna ja piletid lähevad lihtsalt raisku, sest et tavaliselt keegi ka ei osta meilt neid pileteid ära, sest me ei ole siin Inglismaal väga hea mainega ja kõik teavad, et tegelikult me lihtsalt nagu petame. Ja sellepärast Rahi pole ka välja. seda, ma saan aru, tugivõrgustikku. Ja sellepärast ei ole ka tugivõrgustikku, me jõudsimegi selle probleemi tegeliku põhjuseni. Ja see on ka põhjus, miks me lahkume siit, et ütleme nii, et see ei ole vabatahtlik lahkumine. Teid aetakse minema. Ikkagi meid aetakse riigist välja. Külarahvas tuleb nende Et- igasuguste nende harkide ja tõrvikutega, ma saan aru, sinna Nojah, ja see on intensiivistunud praegu, kui on see kuninganna 70. valitsemise aastapäev, et siis üritatakse nagu puhastada seda maad kõntsast. Ja selleks ka kogu see Brexit. ja et see on siuke, ühesõnaga. Kui haigeks see jutt läks nagu sa lihtsalt kasutasid sõna, et üritatakse vabaneda kõntsast ja järsku see vestlus läks nagu täiesti teist tooni. See nagu, seda ei ole võimalik enam päästa. See on sõna, mina nimetan seda sõna maagiaks. Vaat kuidas nagu üks sõna võib muuta kõik. Aga erinevad kontserdid, Tool, ma käisin Tooli kontserdil ja see oli üks minu selliseid jällegi bucket listi teemasid, et ma juba kuskil keskkoolis unistasin sellest, et saaks kunagi Tooli kontserdile minna ja ma mäletan, et me koolivendadega fantaseerisime, kuidas Tool, kuna Tooli kuulamine on põhimõtteliselt siuke religioosne kogemus, et siis sinna kontserdile tuleks kohale minna ikkagi nagu korralik palverändur, mitte lihtsalt niisama lennukiga kohale minnes ja ma ei tea, hotellis ööbides, vaid tuleks kuidagi mässida ennast mingisse orgaanilisse kookonisse ja siis niimoodi palja jalu liikuda sammhaaval selle festivali või kontserdipaiga poole, kuni siis rakkusveriste jalgadega sa üks päev sinna kohale jõuad ja lava ees oma kookonis niimoodi korisedes kaasa laulad Tooli lauludele. Aga põhimõtteliselt seekord ma ikkagi nagu, läksin sinna nagu siuke tava inimene ja ma vedasin oma keskkooliaegset mina alt, selles mõttes ma lihtsalt läksin sinna rongiga ikkagi. Ja pärast sõitsin rongiga koju ja kasutasin isegi kõrvatroppe seal kontserdil, nii et ma ei lasknud nagu nendel kitarririffidel ja Maynard James Keenani häälel ei lasknud nagu lõhestada oma kolpa päris, vaid ikkagi panin väikse siukse nagu blokeeringu ette, sinna kuulmekanali ette. Ja no ma ei tea, mis ma oskan öelda, et siuke pool elu oodatud üritus on ju. Aga see oli siuke kummaline kogemus, et mul on niimoodi, et ma nagu kardan kontserte tegelikult sageli, sest et kui ja mitte sellepärast, mitte nagu kõige tüüpilisemate põhjuste pärast, nagu harilikult vaata paljud inimesed näiteks lihtsalt neile ei meeldi olla nagu rahvasumma sees, vaata, ja neile ei meeldi, kui eriti kui see on mingisugune siuke, ma ei tea, siuke muusika, kus inimesed võivad hakata nagu tõmblema ja rähklema, et siis see nagu tundub nagu siuke halb olukord, millesse ennast panna paljudele inimestele, et mul nagu esiteks ma niikuinii ei käi eriti kuskil väljas ja muidugi mulle ka ei meeldiks, kui nagu keegi nagu tõmbleks mu kõrval või kui mingi 50 inimest mu kõrval tõmbleks ja vehiks käte ja jalgade ja peadega ja niimoodi ma võiksin haiget saada. Aga et Tooli kontsert oli selles mõttes hästi siuke tsiviliseeritud, kõik istusid, hästi suur, seal O2 areenal toimus see Londonis, mis on kuulus kontserdipaik ja seal on
tõesti nagu mitukümmend tuhat istekohta isegi. Ja Tooli kontsert oli niivõrd läbi lavastatud ja sihuke täpne sihuke installatsioon, et see tegelikult nagu kummalisel kombel, vaata ma ütlesin, et ma kardan kontserte, et see kartus tulebki sellest, et ma nagu, kui ma midagi väga olen oodanud või kui ma kedagi väga olen fännanud, siis see sinna nagu kontserdile minemine on peaaegu, see tekitab peaaegu samasuguse vastiku tunde nagu mingile nagu esimesele kohtingule minemine, aga mitte nagu aga et see on nagu ühtlasi ka sihuke ühepoolne, et see teine inimene ei tea, et ma temaga esimesele kohtingule lähen. Okay. Ja samas ma ise olen veetnud võib-olla rohkem kui 10 aastat nagu temast unistades ja mõeldes, et kui hästi me kokku sobime ja nii edasi, et siis bändidega on sageli sama lugu, et ma nagu kardan pettuda või ma kardan, et ma ei suuda nagu emotsionaalselt vastu võtta seda kõike, et see võib olla kas nagu liiga äge kõik ja liiga liigutav või see vastupidi võib olla midagi hoopis teistsugust, kui ma ette kujutasin ja siis ma pettun ja siis ma pigem soovin, ma poleks seal olnud või midagi sellist, on ju. Ja noh, Morrissey'ga on olnud varem nagu paar sükest kogemust, ma vist olen 2 korda käinud Morrissey kontserdil või, et need olid igal juhul nagu väga positiivsed, Deftonesiga samamoodi nagu väga positiivne ikkagi õnneks. Aga Tooliga oli nagu niimoodi, et see, vaata nii nagu see nende muusika on ülimalt keeruline ja läbi komponeeritud ja ma ei tea, millimeetri täpsusega sihuke nagu, noh jah, nagu lihtsalt nii täpne ja nii läbimõeldud muusika, et seal nagu tegelikult ei ole ruumi spontaansuseks või nagu vigadeks või sellisteks nagu huvitavateks vigadeks, et nii see kandub üle ka sinna kontserdi olukorda, kus neil on tegelikult kõik sekundi pealt ette valmis lavastatud ja nagu paika pandud. Ja selles mõttes see oli nagu, ma võiks isegi öelda, et nagu igav kontsert, et kuigi kõik kõlas väga ägedalt ja oli isegi moment seal, kus ma tundsin, et isegi võttis natuke nagu härdaks olemise, siis ikkagi nagu vaatamata nendele vägevatele visuaalidele, et seal oli 2 sükest suurt ekraani ja üleüldse kogu kontsert toimus nagu loori taga, et bänd oli sükse läbipaistva sükse kardina taga terve aja, kogu selle 2 tunni vältel, mis nad seal laval olid, ja nende peale lasti projektoriga siis sükseid suuri visuaale, mis olid kõik väga süksed psühhedeelsed ja süksed nagu viirastuslikud, sürreaalsed. Et siis ikkagi jah, et see oli nagu, noh, seal ei olnud sükest momenti, kus keegi oleks nagu, ma ei tea, rahvaga otse suhelnud või oleks nagu hüpanud publikusse või et kuidagi, et oleks olnud tunda, et see tõesti toimub siin ja praegu, et see oli pigem nagu nii täpne ja selline veatu, et sama hästi nad oleksid võinud olla ise ka hologrammid. see natuke meenutab mulle ühte arvustust, kui tuli Rammsteinil tuli uus plaat vahepeal välja, ma ei tea, kas sa panid tähele, kas sa oled jõudnud kuulata. Mul siin üks sõber Inglismaal saadab mulle järjest kõiki neid Rammsteini videoid, kohe kui uus video tuleb välja, siis ta saadab mulle. Need on väga, väga uhked videod, plaadi nimi oli Zeit, ehk siis aeg ja keegi, ma ei mäleta, kelle arvustus, see oli üks nendest suurtest ajalehtedest või ajakirjadest, kes tavaliselt tähtsaid plaate, eks ole, arvustab. Ja seal autor oli kirjutanud umbes niimoodi, et midagi nagu väga sellist üllatusväärset siin ei ole, et Rammstein on komponeerinud ideaalse Rammsteini plaadi, kus on isegi kuulda täpselt neid kohti, kus laval pürotehnikale Q on antud. Et nagu seal, et see on nii läbi treitud, eks ole, selline lähenemine juba, noh ka Rammsteini puhul, eks ole, et sa nagu juba täpselt tead ära, mis hetkel see plahvatus laval toimub, eks ole. Ja. Et noh, kusjuures naljaks, et sa seda praegu, et sa selle niimoodi välja tõid, sest et seal kontserdil, vaata Tool on siuke bänd, mida minu meelest on kõige parem kuulata niimoodi albumi kaupa ja tõesti niimoodi, et sa kuulad albumi otsast lõpuni tervikuna läbi, sest et see kõik on siuke üks suur tervik. Et siis kuna nad seal kontserdil
mängisid erinevaid palasid erinevatelt albumitelt, siis see tõi selgemini kui kunagi varem minu jaoks välja selle, kui sarnased on Tooli erinevad laulud. Et ühesõnaga, et kõik need nagu meloodiad ja need siuksed peatükid, millest Tooli lood harilikult koosnevad, sest neil on ju väga pikad lood, mõned neist on võib-olla mingi 15-minutilised lausa. Et see kõik muutus nagu väga, nagu sa ütlesid just, nagu väga selliseks nagu retseptipõhiseks ja kuidagi etteaimatavaks. Noh, mis ei olnud iseenesest mingi suur probleem, sest et need on kõik ikkagi väga head laulud, aga kuna ma taipasin seda olukorras, kus ka see kontsert ise oli väga nagu ette programmeeritud maiguga või noh, see ei olnud isegi maik, vaid see oligi, nii see oligi väga ette programmeeritud sihilikult. Et siis see kuidagi pani mind mõtlema lihtsalt tegelikult selle peale, et miks ma üldse kontserditel käin. Et üks asi on muidugi see oma siukse nagu fantaasia tagaajamine, et noh, sageli ongi just muusikud ja bändid need, kellest me kõige rohkem nagu fantaseerime või keda me nagu fänname nagu sõna kõige nagu õigemas tähenduses, on ju, et muidugi on võimalik fännata ka režissööre ja näitlejaid ja ma ei tea, mingeid koomiksikunstnikke ja isegi poliitikuid on võimalik fännata, on ju, aga noh, et siuke nagu kõige toorem, ma ei tea, puhtam siuke fännamine tavaliselt algab ikkagi juba teismeas sellega, et sa paned mingite lemmikmuusikute plakateid endale seinale, on ju, ja ma ei tea, võib-olla paned oma telefoni taustapildiks oma mingite lemmikbändide pilte ja siis ongi nagu nii, et kuidagi see muusika nagu saadab sind läbi elu, on ju, ja kuidagi hakkab nagu tähistama sinu enda elu tegelikult ja sinu enda kuidagi teekonda ja siis, kui lõpuks nagu minna, avaneb võimalus kedagi laivis näha, et siis see ongi kohtumine fantaasiaga natuke või siuke, et sa lähed tegelikult kohtuma mingi osaga iseendast või midagi sellist, et see on siuke noh, väga suur nagu ja sügav kogemus või noh, see võib olla seda. Aga jah, et miks üldse käia kontserditel, et siis seal Tooli kontserdil ma ikkagi sain aru, et tegelikult ma otsin ma tahan kontserdilt saada midagi sellist, mida ma tegelikult plaati kuulates ei saa. Et ma tahan, et see barjäär nagu natuke lahustuks minu ja selle bändi või minu ja selle muusiku vahel, et ma lähen otsima nagu siukest otsekontakti või siukest vahetut kogemust või vahetut sidet või suhtlust. Ja kuna Tool oli nii sõna otseses mõttes kui ka piltlikult loori taga terve kontserdi aja või ekraani taga, on ju, et siis ta ikkagi kokkuvõttes tundus nagu siuke ettevõtmine, et nagu kinoskäik. Nagu kinoskäik või noh, või nagu kinos ooperi vaatamine või mingi siuke kogemus, kus ma mõtlesin, et tegelikult nagu mulle nagu, ma eelistan kuulata plaadi pealt seda kõike. et sest, et see kõlab nagu sama hästi, pluss seal juures nagu ei ole nagu neid muid segajaid, et ei ole nagu, ma ei tea, 15 000 inimest, kes sagivad ringi ja kes tahab vetsu minna ja kes pillab õlut mulle sülle ja kes nagu räägib kõva häälega ja noh, et ja kas ma rongile jõuan ja noh, ühesõnaga mingid siuksed nagu lisaprobleemid, mis sinna nagu juurde tulevad. Ja sellele võrdluseks näiteks Ariel Pinki kontsert, mis toimus seal Noblessneris, enne kui see korda tehti, et see oli võib-olla mingi 5 aastat tagasi või 5-6 aastat tagasi, et see oli nagu ootamatult osutus nagu üheks kõige ägedamaks kontserdikogemuseks, mis mul on elus olnud. Sest et seal oli täpselt see, et Ariel Pink lihtsalt nagu, kogu see bänd oli lihtsalt nagu nii elus ja nii kohal ja nii näos ja nii turjal nagu publikul, et see oli nagu teistpidi juba peaaegu liiga intensiivne, aga see oli ikkagi kokkuvõttes, mul oli siuke tunne, et ma kogesin midagi siukest, mis juhtus praegu ainult üks kord üldse ajaloos või noh, et seda aru. Ja see oli midagi, mida ma ei oleks saanud sealt nagu plaadi pealt või polnud saanud. Aga ütle mulle seda, et kas sa, kui sa käisid Ariel Pinkil, kas sa käisid seal mingite sõpradega või? Ma olin üksi seal kusjuures. Okei, ja Toolil ka? Toolil ma käisin sõbraga. Väga huvitav, sest siin ma tahtsin tegelikult kuidagi nagu jõuda selleni vähemalt, mis on minu nagu enda tunnetus olnud, et kui ma üksi käin kontserdil,
siis mul on sellega nagu, siis ma pigem kuulaks plaati, ausalt öeldes teatud mõttes. Et see on nagu selline kontekst, kus noh, nagu see kontsert annab mulle ka vähe juurde, sellepärast et ma olen seal üksi ja ma nagu jagan seda kogemust korraga nagu hästi paljude inimestega, aga ja ma olen sinuga 100% nõus, et tegelikult ma tahaks, et kontsert annaks mulle midagi enamat kui lihtsalt see plaadi kuulamine, midagi peaks olema teisiti, midagi peaks olema toorem, midagi peaks olema noh, nagu selline omapärasem, omamoodi. Aga ma nagu enda siuke tunnetus sellest, mida sa rääkisid, oli see, et mul on selline tunne, et ma hindan kontserdil käimise juures kõige enam seda, kui ma saan seda kogeda sõpradega, sest siis mul on inimesi, kellega sellest nagu hiljem, noh, kellega ma seda kogemust jagan ja ma saan nendega sellest rääkida, ma saan, noh, nagu ma tunnen, et ma ei ole selles kogemuses üksi. Aga kui ma käin kontserdil üksi, siis tõesti, noh, nagu ma tean küll, et ma jagan praegu seda kogemust siin, aga see ei jõua nagu minuni kuidagi tagasi, et need on minu jaoks võõrad inimesed, see, kas ma nendega seda jagan või mitte, ei lähe mulle otseselt korda. Nii et mul on nagu see tunne seal juures, et selleks, et kontserdi kogemus oleks seal kuidagi eriti äge, et see peaks olema sõpradega, noh, kuna sa ütled mulle praegu, et sa käisid Toolil sõbraga ja see ei olnud nagu nii äge, noh, mitte see tingimata, et sa sõbraga käisid, lihtsalt see kontsert ei jätnud sellist nagu muljet, aga samas, kui sa käisid, eks ole, Ariel Pinkil üksi, siis see kontserdi enda nagu olemus oli juba nii äge, et see sellest juba ainuüksi piisas, eks ole, sinu jaoks. Jah, et see on ka see, aga muidugi alati on toredam minna kellegagi koos kontserdile, sellega ma olen 100% nõus. Et noh, mul kinoga näiteks ei ole seda tunnet, et on inimesi, kes üldse ei taha näiteks üksi kinos käia, aga mul on nagu sageli isegi hea meel minna nagu üksi kinno, samas kui kontsert on ikkagi nagu siuke noh, nagu vabam olukord kui kino on ju, et kui kontserdil saab no, nagu on lubatud kaasa elada ja, ja ma ei tea, seal kaasa laulda ja vehkida kätega, et siis kinos on ikkagi reegel see, et sa pead olema nagu vaikselt ja lihtsalt nagu vaatama filmi ja mitte segama teisi kaasa elamisega. Ma olen käinud üksikutel seanssidel, kus nagu elatakse kaasa ja see on hästi äge olnud. Noh, näiteks ma olen siin ka rääkinud, kui oli see Avengersite, issand, mul ei tule selle nimigi enam meelde, viimane film. Lõppmäng. Siis ma käisin seda Brüsselis kinos vaatamas sellisel südaöisel esilinastusseansil ja seal inimesed huilgasid ja hüppasid rõõmust erinevate stseenide peale, nii et see oli nagu äge. Aga jah, tavaliselt tõesti seistud kinos nagu pigem tasa. Jaa, aga et noh, võib-olla lihtsalt, et kirjeldada, et mis seal Ariel Pinki kontserdil nii teistmoodi oli, et siis see oli põhimõtteliselt see, et esiteks bänd ei olnud nagu publikust nii väga eraldi, lava küll oli, aga see lava ei olnud tohutult kõrge ja kuidagi selles lagunenud vanas lao või tehase hoones või mis ta seal oli kunagi, laevatehas, et seal oli nagu, ma ei tea, publik nagu sai nagu vabalt, oli palju rahvast, aga samas oli ka ruumi nagu ringi liikuda ja ka see bänd ise, noh, ka laulja ise vahepeal nagu tuli seal publikusse ja vahepeal oli isegi mingisugune nõme moment seal, ma ei mäleta, ta vist nagu kuidagi seal nagu kogematumas lõi mingit naist nagu, kes seal rabeles seal publikus, midagi läks nagu valesti seal, ma ei tea, kas ta üritas nagu patsu lüüa või mis iganes, siis see naine sai hoopis mingi släpi nagu, et seal oli nagu hästi palju sükest nagu mingit sükest jauramist ja sükest nagu jah, noh, vahetut kontakti, et see üks moment oli nagu väga-väga nõme. Väga füüsiliseks läks nagu esineja ja külastajad. Ja seal korraks läks nagu nõmedaks, aga üldkokkuvõttes tundus, et ühesõnaga naine jäi terveks ja paistis, et andis andeks ja kõik, ja seal oli nagu väga palju sükest nagu, noh, oli tunda nagu, et me siin nagu mürame kõik koos nüüd praegu, vaata. Ma saan aru, et see ei ole nagu, tähendab, see ei ole ka siuke olukord, mida ma nagu alati otsin, on ju, et ma ei väida seda, et ma nagu tahan alati, et see laulja nagu roniks mulle umbes kukile ja nagu lööks mulle kannaga näkku kogemata, on ju, kogemata või meelega, aga noh, ka mingid nagu tsiviliseeritumad olukorrad on olnud ikkagi nagu super toredad, nagu näiteks, kui me käisime sinuga
ja Eevaga ja Geaga käisime, kus me olime, Antwerpis käisime Amanda Palmeri kontserdil ja kogu selle kontserdi kontseptsioon või idee seisneski selles, et ta nagu oli seal, et rääkida lugusid elust ja väga valusaid lugusid, kusjuures sellest, kuidas tal rasedus oli katkenud ja muud ja kuidas ta oma parimast sõbrast ilma jäi, kes suri vähki ja ühesõnaga paljudest erinevatest rasketest teemadest pani ta kokku siis nagu albumi ja kontsert seisnes nagu selles, et ta nagu mitte ainult ei rääkinud neid lugusid, vaid ka enne kontserti käis seal nagu rahva seas ringi ja vestles fännidega ja küsis neilt, et milliseid lugusid ta veel võiks teha täna õhtul, et ta nagu mõtles, et ta teeb nagu vabama kava, vaata mäletad, see kontsert, kus me käisime, seal ta nagu oli otsustanud, et ta on nagu väsinud selle põhialbumi lugudest, mille tähe all ta tegelikult tuurile läks ja oli otsustanud, et ta teeb lihtsalt sükse nagu soovilugude õhtu põhimõtteliselt. ja sellepärast ta käis ringi ja küsis nagu nõuandeid, et mis lugusid üldse mängida ja see kogu see üritus oli nagu nii vahetu, ma arvan, on see põhisõna, mida kasutada, see võtmesõna. Sa tundsid end temaga nagu koos, et sa ei olnud kuidagi eraldatud selles nagu olukorras. Täpselt. Ja see muidugi antud kontserdi kontekstis, kuna see oli tõesti nii raske kontsert, siis see oli ka nagu väga keeruline temaga seal koos olla teatud mõttes, aga see oli ka osa sellest kogemusest, eks ole. Jaa, tõsi. Aga samas oli seal ka siis võimalus nagu kuidagi üle saada sellest kõigest nagu üheskoos või et mulle tundub, et ta nagu ei jätnud publikut ka nende raskete mõtete või emotsioonidega üksi, vaid see oligi nagu sihuke üheskoos, ma ei tea, nagu elu üle järele mõtlemine ja mingitest rasketest asjadest nagu lahti laskmise sihuke üritus. Noh, ma ei taha minna nii kaugele, et hakata nimetama seda mingiks nagu grupiteraapiaks või midagi sellist, aga ta oli nagu ikkagi selles mõttes sihuke nagu noh, see võimalus nagu midagi väga inimlikku ja isiklikku jagada ja selle läbi kuidagi nagu tuua mingit sihukest nagu kergendust ja lohutust nagu inimeste ellu, vaata. Et ja noh, selles mõttes väga erinev sellest Ariel Pinki kontserdist on ju, et keegi nagu kellelegi näkku ei virutatud mitte millegagi ja nii edasi, vaid oli hoopis nagu hardamad ja nagu humoorikamad, siuksed noodid olid õhus, on ju. Aga ikkagi jällegi, et kui mõelda sellest, et mille nimel üldse teha kontserte või mille nimel ronida lavale ja kohtuda oma fännidega päriselt, et siis mulle tundub, et ma saan aru, kuidas mingil hetkel elus on võimalik jõuda punkti, kus nagu, eriti jällegi, kui sa oled siuke bänd nagu Tool, kus sul ongi nagu siuke maailma kõige keerulisem proge-rock muusika, et siis sa ei saa seal nagu ülemäära palju nagu jaurata ja lihtsalt improviseerida, sest muidu läheb absoluutselt kõik täiesti metsa. Proge-bändid on ikkagi väga kõvad improvisaatorid ka olnud. Aga noh, see on nagu ka siuke jammi värk, vaata nagu kohati. Jaa. Et noh, kui sul on juba 70 minuti pikkune lugu, siis sa ei saa sinna veel nagu 20 minutit jammi vahele toppida. See läheb nagu raskeks see kõik. Jaa. Ja noh, nad kirjutavad ikkagi lõpuks teoseid, mitte jamme. Jaa, no just jah, et see on nagu siuke ühesõnaga, aga su bucket listist sai maha mõtted... tõmmatud see asi, ma saan aru, see on ka üks oluline aspekt selle juures, et see ei ole lihtsalt see sai bucket listist maha tõmmatud ilusti, ma lootsin väga, et ma saan bucket listist maha tõmmata ka Radioheadi või vähemalt nüüd The Smiley, mis on Tom Yorki ja Johnny Greenwoodi ja veel ühe Tommy, siuke uus bänd, millel tuli nüüd ka uus album välja, mille vinüüli ma endiselt ootan ja kuna ma seda ootan, siis ma ei ole meelega Spotify'st kogu albumit veel kuulanud, aga põhimõtteliselt nemadki siin Inglismaal vaikselt juba tuuritavad ja on publiku ette astunud, aga mul ei õnnestunud pileteid saada, et siin on nagu mingite piletitega olnud samamoodi nagu PlayStationi ja Xboxi ostmisega, et suurem osa inimesi lihtsalt ei pääse löögile. Igal pool on defitsiit. Peale Brexitit, igal pool on defitsiit. jah, kes sul on bändide bucket listis, keda sa veel pole näinud, keda sa oled näinud ja keda sa veel pole näinud? No minu jaoks nagu kõige olulisemad
kontserdid on olnud Iron Maideni võib-olla 2 esimest kontserti, kus ma esimest korda Soomes üldse kontserdil käisin ja see, kui nad esimest korda Eestis käisid, need olid siis aastatel 99 ja 2000, mis olid sellised esimesed ääretult nagu suured ja tähtsad kontserdid minu jaoks, et need olid nagu väga vägevad. Ma tahaksin ära näha Baronessi ja mul on selline tunne, et nad on see aasta Eestis, kas nad olid Hard Rock laagris või? Nii et mul on siuke tunne, et ma näen Baronessi ära. Aga mis mul veel on nagu sellised hästi, ma ei teagi praegu, ma ei oska sulle öelda, mis on mul sellised nagu tõesti, et ma nagu pean nad ära nägema, sest mul on siuke tunne, et hästi paljude nende asjadega, kuna mul oli kunagi hästi palju neid ja kas mina olen vanaks jäänud või nemad on kohutavalt vanaks jäänud ja mõned juba ka ära surnud ja ära lõpetanud mängimise. Loomulikult ma oleks tahtnud näha Pink Floydi esinemas, eks ole. Ja teatud mõttes ma siiani veel tahan näha Bob Dylanit, aga võib-olla ma ei taha Bob Dylanit näha seda Bob Dylanit, kes on täna, vaid ma nagu teatud mõttes igatsen nende mingite muusikute või artistide seda tippaega, et seda oleks tahtnud näha, aga kõik on tõesti võimatud, et teatud mõttes ma võiksin ju vist Queen ikka veel käib ja tuuritab mööda maailma ringi, aga mul pole mitte mingit soovi näha seda Queeni, kes täna tuuritab, eks ole, see ei ole mingisugune bucket list ja ma olen käinud 2 korral Rammsteini kontserdil. Need olid ka üks selline bänd, keda ma ideaalis, kui ma ei oleks neid näinud, siis ma tahaks neid näha lihtsalt juba puhtalt selle nagu pärast, kui äge ja kui võimas see kõik on. Aga jah, ma nüüd ei teagi, kas mul on mingeid siukseid asju, kus ma nüüd tunnen, et tõesti peab nägema. Ma vaatan 1. juuli. Baroness esineb Hard Rock laagris see aasta. Ja 2. juuli esineb Devin Townsend, Devin Townsendiga on see asi, et mulle meeldib talt reaalselt üks plaat, mis ei kõla üldse nagu Devin Townsend, nii et võib-olla ma lähen ainult 1. juulil Hard Rock laagrisse, aga ma tahaksin Baronessi ära näha. Jah, vist rohkem ei ole neid, ma ei oska nagu tõesti praegu välja tuua seda, et mis on nüüd see tõesti see suur asi, mis nendest bändidest, kes täna liiguvad ja tuuritavad. Võib-olla see on see COVID-i mõju ka, et teatud mõttes ma olen nagu minetanud kogu selle kontserdi värgi oma peas. Ma lähen Iggy Popi nüüd kuulama, see on hästi äge, et ma näen, sinna ma lähen üksi, mul ei olnud kedagi kaasa võtta Iggy Popi kuulama. Mu sõbrad ei ole 70 aastat vanad tavaliselt, nii et ta esineb siin, ma ei teagi, mis selle koha nimi oli, vanasti ta oli Nokia kontserdisaal, aga arvestades, et Nokiat enam ei ole. Millal? 14. juunil esineb. 10 päeva. Okei, siis ma olen veel Inglismaal. Jaa. Ma oleks muidu tulnud sinuga. Ei, ma usun, et see oleks tulnud, see on äge kontsert, aga nii ta on. Jah, väikene tüdruk annab emale käe, väikene tüdruk veel varje ei näe, kinnastes käsi ta silmadelt rähma pühib ja nüüd ta siis näeb ja siis, mis siis saab? Et elu on varjude mäng. Ja siis astub lavale bänd. Kuidas see tsitaat sulle praegu ette sattus? Sa rääkisid sellest, ma ei tea, kuidagi me rääkisime kontserditest ja mul selle kohaga, siis tuli kohe see lause meelde ja siis astub lavale bänd. See on väga hea avalugu, rääkides albumite, me rääkisime nagu avasekunditest ükskord, et millised on parimad avasekundid olnud erinevatel albumitel, aga rääkides avalugudest, ma ütleks, et see on üks säravamaid avalugusid, see tõesti on hea avalugu, mida ma üldse tean. Kes siis ei tundnud, tegelikult see ongi see mõistatamismäng, et mõistatage, mis bändiga on tegu, kellest me praegu räägime. Nendel oli minu meelest üks veel siuksem ägedam live lugu, mis mulle kohutavalt meeldis, mis vist kunagi ei plaadistatudki, aga see oli 7,2 tonni terast ja metalli. See nimi on juba selline nagu rõske. Kas tõmbame täna kokku? Tõmbame, ma saan aru, et sa minu bucket listi bände ei taha kuulda viisakust. Vabandust, räägi mulle oma bucket listi bändidest, Jim. Kui ei olnud huvi, siis ei ole vaja. Ütle vähemalt üks, vabandust. No ma väga tahaksin Radiohead ikkagi ka, mul on selline tunne, et see on mu elust puudu reaalselt, et see, mis sa rääkisid, et on tunda, et
kas ise oled vanaks jäänud või bändid on vanaks jäänud või on muusikud vahepeal ära surnud, et see kõik kehtib ka minu puhul, ma tunnen sama, et natsi on niisugune tunne, et paljud bändid, mida võib-olla nagu 18-aastasena oleks tahtnud jubedalt näha, et siis, et muidugi nad on jäänud nagu südamesse, aga mul enam ei ole seda tunnet, et ma peaksin nagu ummis jalu jooksma neid kuulama kuskile. Aga jaa, võib-olla jah, Radiohead ja James Blake, et ma pidin James Blake'i minema kuulama koos Keaga siin nüüd mõned nädalad tagasi ja tema on niisugune artist, kelle looming on kuidagi nagu sidunud mind ja Kead ka ja me oleme nagu kuidagi pidevalt jälginud James Blake'i arengut ja käekäiku ja tema sellist nagu teekonda albumist albumisse ja nii, ja nüüd Kea käis ja see oli fantastiline kogemus loomulikult, sest et mind ei olnud seal, et alati on see FOMO teema, vaata, et need üritused, millest sa ilma jääd, need on need, mis lõppkokkuvõttes on need kõige ägedamad. Aga jaa, et need kaks, kui ma pean nagu kiiruga vastama, siis need kaks oleks niisugused, mida tahaks nagu kindlasti ruttu veel näha, enne kui see üritus siin läbi saab. Ja ürituse all ma pean silma siis elu. Ürituse siin elu. Ka, me jõudsime tagasi algusesse, mul on niisugune tunne, et sellepärast sellel kõigel ongi, et miks me seda kõik teeme, me lihtsalt üritame. Yeah. Me üritame kuidagi hakkama saada. Jälgige kindlasti meie sotsiaalmeedia kanaleid nüüd hästi hoolega, sellepärast, et me ikkagi püüame, vähemalt mina õudselt püüan drive'ida seda, et me selle laivi siin juuli alguses kuhugi ära planeeriksime ja teeksime ja selleks me peaksime hakkama tegelikult juba varsti teada andma, millal ja kus see võiks toimuda. Ja siis muidugi eriti tore oleks, kui mõni teist ka sinna kohale tuleks, sellepärast, et muidu on see hästi kurb meile. On ju? Ja, et üritage kohale tulla. Jah. Püütke. Aitäh teile!